Head viimsilased, jätkan rubriiki volikogu fookuses, milles annan operatiivselt ja lühidalt ülevaated Viimsi vallavolikogu istungitel toimunust. Täna, 18. veebruaril, siin minu selja taga Viimsi raamatukogu saalis toimunud volikogu istungile oli esitatud suhteliselt napp päevakord, milles oli vaid ühe määruse ja 3 otsuse eelnõud. Aga 5. päevakorrapunktis tuli vallavanem Illar Lemettil vastata Ants Sermi, Tanel Ojangu ja minu esitatud arupärimisele, mis käsitles möödunud aastal viimsilaste ja Viimsi ettevõtete poolt vallavalitsuse vastu esitatud kohtumenetlusi. Sellest arupärimisest lähemalt nüüd räägingi. Esiteks saime teada, et neid kohtumenetlusi oli möödunud aasta jooksul kokku tervelt 50, pool 100. Ehk et piltlikult väljendudes praktiliselt iga nädal sai Viimsi vallavalitsus kohtukutse, kuigi mõistagi need kohtuasjad on mõned käimas juba aastaid. See on märk minu meelest sellest, et midagi on Viimsi vallavalitsuses tehtud ikkagi väga valesti, sest kohtuteed, mis on teadupärast aega, närve, raha, kõike kulutav, ei võta ükski ettevõte ega ükski inimene ette niisama ja kui muid võimalusi pole leitud, siis on lõpuks ikkagi mindud oma valla vastu kohtusse. Küsisin ka vallavanemalt, et kas ei oleks olnud võimalik vallavalitsusel inimestega ja ettevõtetega suhelda kuidagi nõnda, et neid kohtumenetlusi oleks olnud vähemasti pole vähem. Vastuseks kahjuks kuulsin tänasele vallavanemale suhteliselt iseloomulikku demagoogiat ja eneseõigustust. Konkreetsematest asjadest saime siis teada, et möödunud aastal kulutas Viimsi vallavalitsus viimsilastega kohtus käimiseks üle 51 000 euro ning 3 vallavalitsuses töötavat juristi pidid nende protsessidega pidevalt oma tööülesannete käigus tegelema. Ehk siis Viimsi maksumaksjate raha eest kulutati suur hulk raha ja märkimisväärne hulk maksumaksjate poolt palgatud pädevate inimeste töötunde selleks, et viimsilaste endiga kuud käia. Kusjuures viimsilased ise pidid oma kulud kandma siis loomulikult oma taskust. Valla propagandalehes on nimetatud seda suurt kohtumenetlust hulka, tuletan meelde, et 50 aasta jooksul, kui seismist Viimsi keskkonna eest. See on väga naeruväärne põhjendus, toon siia ainult ühe näite. Tänase reformierakondlasest vallavanema ja reformierakondlasest abivallavanema teadmisel ja kaasabil kehtestati Tammelanna detailplaneering reformierakondlasest arendaja huvides. Ja pärast seda, kui kogukonna aktivistide nõudel see detailplaneering Riigikohtu poolt tühistati, on asunud seesama reformierakondlasest arendaja nõudma Viimsi vallavalitsuselt üle 2 miljoni euro suurust hüvitist. Serveerida kõike seda kui Viimsi keskkonna eest seismist, see on absurd kuubis. Tänan tähelepanu eest, järgmist kommentaari rubriigis volikogu fookuses on võimalik vaadata 18. märtsil.